Nii, lähme edasi. Vabandust selle väikese hopaa pärast. Oleme tagasi ja äsja andsid nii Marie Claire'i kui Kosmopolitani toimetaja. Viimasele kleidile, mida te nägite, suviselt irk ning kirju, kuid samas tütarlapselikult kerge ning rõõmus kleidile 5 punkti. 5 punkti on kõrgem hinne tänase päeva jooksul. Annaks sõna edasi Kosmopolitani moetoimetajale Heidi Leidile. Väga hea, tänan. Et siis varsti on oodata ka Ingrid Lepikut siia, kes on H&M-i moetoimetaja. Ma saan aru, et te tehas naerama, et H&M on küll kiirmoekett, kuid olgem ausad. See on väga wanted bränd, et kohe on temaga siia jõudmas ning ma olen kindel, et ta nõustub meie hinnetega. Ehk siis praegu edetabelit juhib kirju kleit. Mõlemad andsime 5 punkti siis, kokku endal 10 punkti. Muskkleidike, mis oli väga rock-chick, kuid väga. Sellel on siis 4+4 punkti, mis on järgmine kleit, 60-ndate väga kena. On Twiggy. Kuidas see üritab? Ma ei tea, et ta alati niimoodi kroogitud on. Nii. Minu poolt 1. Mina peaks 2. Nii, aga ikkagi kirjukleit seda juhib, et... Kuulge, teeme ka ühiskaadri. Kaameramees teeb ühiskaadrit. Nii. Ja siis ootame järgmist... Jah, selles mõttes, et viimane kleit, mis oli ilmselgelt inspireeritud 60-ndate twigilikust poistüdruku stiilist, siiski ei läinud meie glammitarile. Just, et Preilil on ikkagi homme sünnipäev ning 60-ndad ei tule praegu tagasi. Tegu ei ole mingisuguse põllul jooksuga. Just. Ehk siis pead sa jälle tegema selle